imetlesin, et kuidas on võimalik siiski silmad kinni näha. Ujumistreener just nagu kiitis poissi, et ta on nagu kõige parem keskenduja ujumas üldse. Ja siis õpetaja küsib, et aga kus sa selle vastuse nii kiiresti said? Siis ta ütles, et aga ma tean seda vastust. Et teda nagu ei kiusata enam koolis, et see on jah, ta oskab kuidagi hoopis teistmoodi sellele läheneda, et ta võtab kuidagi seda kergelt, võtab rõõmuga, et ta ei hakka iga asja peale nutma enam. Aga oleme ausad, ega meie inimesed oleme võimelised asju seletama ainult oma tasemel. Lapsi me õpetame tajuma, teadma, tundma, nägema infot maskid ees ehk siis silmad kinni. Ma leidsin ikka lastekursuse Facebookist, ma arvan. Ja siis ma hakkasin nagu lihtsalt lugema, et mis asi see üldse on, sest see esimene pealkiri lihtsalt selgelt nägemine oli nagu nii siuke, et mis kursus see selline on. Ja kui ma lugesin nagu põhjalikumalt, et ta õpetab seda tähelepanu ja keskendumist ja fookust hoidma, et see ma vaatasin, et just see on nagu minu lapsel vaja, et kuna tal nagu see tähelepanu hajus hirmsasti, eriti klassis kippus laiali minema, see keskendumine ja tähelepanu. Et klassikalises mõttes ei ole selgelt nägemise koolitused, kus me õpiks vaatama minevikku või tulevikku, et pigem on see selline koolitus, kus lapsed õpivad siis neid oskusi, neid võimeid, mis neil on, oluliselt laiemalt ja paremini kasutama. Seal oligi tulemas lastekursus ja ma soovisin ennem ise seda näha, et mida seal siis tehakse, millest räägitakse, et ma teaksin. Ja ma käisin ettevalmistuskursustel ja olin juba esimesel päeval üpris kindel, et see lastekursustele minek on lapse jaoks õige asi. Et kõik see energia, mis meie ümber on või meie sees, et me jätame sellest nii palju kasutamata ja et miks siis mitte õppida seda enda ja teiste kasuks tööle panema, et niikuinii on meie ümber. Näeme me inimestena ainult väga väikest osa nähtavast valgusest. Meie aju võtab kuskil sekundis miljardeid bitte informatsiooni vastu, aga samas me mõistusega suudame sellest kasutada vaid imepisikest osa. Et seega arusaadav, et see, mida me suudaks teha, oleks palju enamat ja on ju ka teada, et osad inimesed kuulavad natuke madalamat heli, teised natuke kõrgemat. Ja nii see kursus siis läbi erinevate selliste süsteemsete harjutuste hakkabki võimaldama seda, et lapsed oma neid võimeid välja arendavad ja teevad seda, mis meile mõistus ütleb, et ei tohiks võimalik olla. Kuna ma olen ise ju selline lapsest peale olnud selline natukene teistsugune, tundlikum ja nii-öelda nägija natukene, et siis ja kuna lapsed ise huvitusid ka sellest, nad ju ma seal toimetasin kodus ja ikkagi me rääkisime lastega ka sellistel teemadel, kui nad olid päris väiksed juba. Nad hakkasid ise huvituma sellest, et kas on võimalus nendel ka kuidagi õppida, et ema õpeta. Ma ütlesin, ei, mina ei õpeta. Mina ei ole mingi õpetaja. Selles suhtes, et nagu oma lapsi on suht raske õpetada. Poistega meil on niimoodi, et üldse nad on ise tahtnud neid asju teha, et see ei olnudki nagu kuidagi minu otsus, et kuna ma olen kodus nipet-näpet, eks ju, teinud, kasutan mingeid oskusi, eks ju, siis poisid on nagu huvitunud olnud, et et äge, et ma tahaks ka ja siis ma ütlesin, kuulge, et aga vaat selline lastekursus on olemas, et aga palun, kui teil isu on, siis miks ka mitte. Minul on 2 last, mõlemad on käinud kursusel, üks on nüüd olnud juba ka abiõpetaja, et aitas mind, kuna lihtsalt väga suur grupp tuli, et siis suvel oli abiks. Mina sattusin sellega, et minu ema ise õpetab seda. Ta rääkis, et ta hakkab niisugune lastekursus tulema ja pakkus, et kas ma oleks huvitatud. Ja kuna ma olen alati olnud huvitatud uutest asjadest, siis ma otsustasin proovida ja see oli väga põnev minu jaoks ja ma olen ise ka aidanud neid teha. Siis pärast seda koolitust, kuna seal sa pidid rääkima niisugust mõndadele tunduvat absurdset juttu, et ma silmad kinni panin topsid värvide järgi kokku. Aga pärast seda, kui ma rääkisin sõpradele ja siis kõik olid huvitatud ja küsisid selle kohta, siis kindlalt see andis palju rohkem julgust rääkida asjadest, millest ma ise olen huvitatud, mis isegi võib-olla teiste jaoks ei tundu kas reaalne või nii põnev. Aga siis pärast seda oligi, et
ilmselt huvitusid sellest hästi, siis pärast seda ma kindlalt muutusin palju julgemaks ja enesekindlaks. Ma soovitaks seda ikka kõrdust teistele lastele, sellepärast et see teeb nagu nii palju lihtsamaks elu. Et palju lihtsam on kõik ja see on nii lõbus käia ja koolis on siis lihtsam ja see nii üllatab kogu aeg, kuidas sa seda suutsid ja seda saab nii ekraanilt küsida, sest teil ekraan näitab numbreid, tunneb ilusti, kui saate ruumist vaadata kumbat pidi soovite, kas lihtsalt ekraan näitab või vaatate, mida te näete. Võib-olla just kõige rohkem see areng on näha nii-öelda nägemise poole pealt, et me inimestena väga tihti ei pane tähele, kui palju infot me võtame vastu mitte silmadega. Me oleme harjunud, et mida me näeme ja mida me kuuleme, et seda me saame. Aga lapsi me õpetame tajuma, teadma, tundma, nägema infot siis maskid ees ehk siis silmad kinni. Selle lastekursuse koolituse idee tuli mul tegelikult siis, kui ma käisin ise Moskvas õppimas Bronnikovi koolkonnas ja nemad õpetasid lapsi. Ja ma nägin kõrvalt seda, kui kiiresti need lapsed arenesid. See muutus lastes tekitas tegelikult nii suurt vaimustust ja noh, siis hakkasingi nagu kõrvalt jälgima ja süvenema sellesse, mismoodi neid lapsi õpetatakse. Ja uurima ja siis proovisin ka neid Soomes alguses, kui ma Soomes tegin koolitusi, proovisin ka, meil oli laste väike grupp. Ja need edusammud, mis ma seal nagu saavutasin, siis see nii tegelikult palju vaimustas mind ja see laste õppimise kiirus. Ma arvan, et üks harjutus, mis on minu pojal nagu kõige paremini välja tulnud, on kuidagi mälus mingisugune kas oma numbrite paikapanek või see asi, sest et see peast matemaatika arvutamine väga suurte numbritega on tal nagu nii hüper hästi läinud, et mina imestan, küsin, kuidas sa seda teed. Et mulle tundub see hämmastav, et tõsiselt. No tal on selles mõttes matemaatika kogu aeg olnud nagu siuke kehvemapoolne ikkagi. Et ta ei ole olnud matemaatikas väga hea. Alles täna ta demonstreeris mulle jälle seda. Ma ütlesin, et minu matemaatika on nii kehv, kuidas sa oskad? Teatud ained läksid lihtsamaks, matemaatika läks kindlasti lihtsamaks. Need vastused tulevad kiiremini. Mis on võib-olla selline keerulisem pool, on, et tehe iseenesest ei ole enam nii oluline, sest see vastus tuleb kiiremini. Koolimaailmas me teame, et on väga oluline see, et jõutakse läbi õigete tehete õige vastuseni. Et pojal on niimoodi, et tänu sellele koolitusele, et ütles, et hästi lihtsaks on läinud nagu skeemidest arusaamine või see skeem tulebki talle nagu matemaatika, füüsika, keemia, sellised asjad nagu lihtsalt tulevad. Ja ta isegi, ja siis õpetaja küsib, et aga kus sa selle vastuse nii kiiresti said? Siis ta ütles, et aga ma tean seda vastust ja et ma tean seda ja mõnikord õpetaja siis ütles, noh, näita mulle, kuidas sa selle said ja siis ta tegi selle ära ja siis see tuligi nagu kiiresti ja ilma igasuguse sellise nagu enda mõttepingutuseta. Et see oli nagu selline, mille peale mina ütlesin, no vau. Aga poiss ise nagu ütles, et jah, et see arendab nagu keskendumist, et ta suutis sellele nagu ka keskenduda ja siis tänu selle keskendumisele tuli see nagu ilusti see nagu ülevalt antud see vastus või ma ei tea, mis see siis oli või terve süsteem tegelikult kui nii võtta. Elu on läinud lihtsamaks, et mõlemad lapsed näiteks tõid välja selle mingi hetk koolis, kus ütleme matemaatika vastused hakkasid tulema lihtsalt nii kiirelt, et ma mäletan, et üks tüdrukutest oli sealmaal koolis, kus oli hästi palju neid, kas siis olid korrutamis- või liitmis- jagamistehted, mida niimoodi tulpadena tuli töövihikust teha ja siis ma mäletan, kuidas ta ütles, et emme, et ma ei jõua nii ruttu kirjutada, kui need vastused tulevad. Selline kindlasti keskendumisvõime
väga palju paranes. Ja samamoodi poisid, eks ju, mida nad koolis kasutavad, et ei pea hullumööda nagu niisugust toorest jõudu kasutama oma aju kallal. Ei, küsimus on, kuidas sa saad nagu selle omal nii-öelda toru ühendada nagu teadvusse ära ja siis sealt muudkui pahiseb seda infot sulle alla, et nii on palju lihtsam, ma ütleks. Üks harjutus oli ka, et siis mask ees ja kirjutati tahvlile ruudustik ja ruudustikku pandi numbrid ja siis mask ees sa pidid ütlema, mis numbrid seal olid. Ja ma arvan, et minul see väga aitas koolitöödega, et pärast seda oli kas mäletamine oli palju parem, see salvestamine, me tegime niisugust välguharjutust, hingasid sisse ja siis tegid pildi. Ja pärast seda oli nii, et õpikute lehtedes sai pilte teha ja siis kontrollida niimoodi silmadest lahti teha ja siis vaadata, nii koolis see kindlalt väga aitas mind mäleta ja kontrolltöösi teha. Laste puhul just see, kui loominguliselt nad võtavad kõik õpitu kohe kasutusse. Et tagasisidena koolituselt peaaegu iga kord keegi, kes tuleb, ütleb, et mul oli inglise keeles sõnade töö, et ma siis enne siin tegin välku, et see on üks harjutus, kus nad nagu pildistaks välguga mingit pilti, mingit teksti. Mul oli inkatest vaja ära teha õppida, siis, aga õhtul oli kell juba nii palju ja siis ma lihtsalt pildistasin kõik selle üles ja siis järgmisel päeval tegin testi ja siis kõik läks õigesti. Laste puhul üldiselt see raamide kaotamine võtab oluliselt vähem aega, et lastel ei ole need raamid nii paigas, mis on võimalik, mis ei. Kui ma ütlen kursuse algul, et teises osas me paneme maskid pähe ja te näete, siis seda, et keegi ütleks, et see ei ole võimalik, seda ei ole. Et on küll samm-sammuline lähenemine, algul me kasutame mälu selleks baasiks, kasutame nägemist selleks baasiks. Lapsed usuvad terve selle tee, et nad hakkavad nägema. Täiskasvanutel on see niimoodi natukese selliselt, et tõesta mulle. Et nad panevad veel käedki niimoodi, et tõesta mulle, et ma nagu oskan, eks on ju. Ja täiskasvanutega ongi kõigepealt vaja murda see poos läbi see, et vaata, et tõesta mulle kõigepealt. Aga lastel ei olnud vaja nii palju, kui see fookus sisepoolt, seespoolt väljapool hakkas tulema, siis neile võis rääkida, et kui sa teed selle harjutuse, sa hakkad oskama. Nad ei seadnud mitte midagi kahtluse alla ja nad tegidki ja nad oskasidki. Aga milleks või kuidas see efekt nagu tuli? See tuligi sellepärast, et nende fookus kadus nende sõprade pealt ära ja selle nende imetlemise pealt ära, vaid läkski oma sisemaailma kaudu ja selle arengu kaudu. Kui minu poeg läks sinna IK kursusele, siis ta oli 11. Teda varasemalt kiusati ja praegu teda enam ei kiusata, siis mina arvan, et tänu sellele, et ta usaldab rohkem oma sisetunnet ja seda esimest tunnet, mis talle nagu tuleb, siis see kiusamine on kuidagi ära kadunud. Et teda nagu ei kiusata enam koolis, et see on jah, ta oskab kuidagi hoopis teistmoodi selle läheneda, et ta võtab kuidagi seda kergelt, võtab rõõmuga, et ta ei hakka iga asja peale nutma enam. Et seda mina usun, et see on nagu täiesti selle kursuste nagu tagajärjel toimunud ja see on üks väga suur pluss. Kui ma takkajärgi mõtlen, et ega ei ole muutunud see, kui palju juhtub häid või halbu asju, et vaid see, kuidas mina nendesse asjadesse suhtun. Et siin elus ei olegi oluline, mis meie elus juhtub, vaid oluline on see, kuidas me nendesse sündmustesse ise suhtume, mis hinnangu me neile anname, et kas me näeme seda võimalusena, et näeme, et see oli päris hea õppetund ja et see annab mulle võimaluse nüüd teha oluliselt paremini või me näeme seda, et näed, millised raskused mulle ette lükati ja mõtle, mis jama ja miks kogu aeg mul ja et alati ma toon selle näite, et väga tihti inimestel näiteks on enesehinnanguga probleem, et laps läheb emaga kinno, näeb, et seal taga üleval reas istuvad klassikaaslased ja lehvitab neile ja nemad vastu ei lehvita. Laps mõtleb, nii, muidugi, keegi mind ei armasta, nüüd nad ignoreerivad mind ja kõik on halvasti ja järgmine päev läheb silmad maas kooli, ei julge rääkida nendega. Teine olukord, laps läheb emaga kinno, näeb taga reas istuvad klassikaaslased, ta lehvitab neile, klassikaaslased ei näe teda, ei lehvita, ta mõtleb, et issand, kaega homme nagu näen, et lähen kohe küsin, kuidas neile meeldis, et näed, nad praegu ei märganud mind, et lähme räägime, et kuidas neile meeldis, et nii äge, et me sattusime ühte sama filmi vaatama. Et tegelikult ainus, mis siin oli erinev, oli see, kuidas laps
sellesse hetke, kus teda ei märgatud, suhtus. Et mis hinnangu ta sellele andis, et kui see muutub, siis tegelikult ju muutub kõik, et kas nii-öelda klaas on pooltühi või pooltäis koheselt. Imetlesin, et kuidas on võimalik siiski silmad kinni näha. Et see lastel tuleb ikkagi väga kergelt välja ja et hakkavad mängima hoopis teised tajud ja see on hästi huvitav. See värvitopsi harjutus, kus siis silmad kinni pannakse kõik sama värvitopsid samasse hunnikusse ja see käib sellise mängleva kerglusega ja kiiresti, et ei jõua öeldagi start. Mu lapsele meeldisid silmad kinni harjutused. Ise neil olid mingid värvilised topsid, kus nad siis pidid leidma 2 ühte värvi topsi, aga silmad kinni ja siis ta kodus nagu hästi palju tahtis meile demonstreerida seda harjutust, et näed, kuidas ma silmad kinni oskan leida mõlemad punased topsid ja panna kokku ja see oli üks siuke lemmikuid harjutusi, mida ta hästi tahtis kodus demonstreerida meile ka. See topside asi üllatas, see, kus mul oli silmad kinni, aga ma ei tea, ma kuidagi nagu tunnetan selle energiat, selle värvi energiat. Et see on nagu näiteks, kui tops on punane, siis ma tunnen näiteks nagu ma ei tea, õunaenergiat, punase õunaenergiat või nagu. Üks nagu apelsin. Apelsin, nii, vaatame, mis on sellel lõhn. See ei pea isegi seda ninaga nuusutama, see täitsa sa kätega saad seda teha. Ploom, nii, vaata, mis see, ma panen see eraldi, need on erinevad, mis see on. Ka nagu apelsin. Et need 2 olid apelsinid, ma panen need kokku ja vaata, nüüd võid silmad lahti teha. Yes! Tubli. Ma vaatan topsi käes ja siis ma küsin, kas need, nagu tahvli käest, kas see on õige ja kas need tahvad kokku või ei. Silmad kinni. Et muutunud on väga palju ka keskendumisvõime, et tehes oma harjutusi või kooli ülesandeid või oma võimlemisharjutusi, et siis on näha, et kuidas ta on fokusseeritud sellele ja ta teeb väga keskendunult oma asju. Et mis omakorda jällegi ka tekitab lapses ju palju parema tunde ja seda päeva veeta on palju meeldivam. Et see on ka olnud üks selline positiivne, tore lisa. See keskendumine ongi see kõige olulisem, millest me peaks alustama, et see fookus tuleks väljapoolt sissepoole. Kuidas me ennast positsioneerime? Kui me positsioneerime seda, et ja imetleme teisi, et oi, tegi ja see nii hästi tegi, siis päris tihti lapsed positsioneerivad ennast nagu kuskile olematusse punkti see, et nad ei ole mitte keegi. Ja et nendel on nagu pikk maa kuskile. Iseenda potentsiaali nagu toetuspunkt on kadunud. Sellest peabki alustama, et selle toetuspunkti leidmine ehk siis keskendumisvõime. Ehk et see laps mitte ei elaks sealt väljaspoolt sissepoole, vaid elaks seespoolt väljapoole. Nüüd see poiss, kes käis seal kursusel, siis selle poisi ujumistreener just nagu kiitis poissi, et ta on nagu kõige parem keskenduja ujumas üldse. Et see oli minu jaoks nagu väga positiivne tagasiside või hästi üllatav, et vau, et kõige parem veel. Varasemalt oli nagu väga suure siukse tähelepanu ja keskendumisraskusega, siis sellelt kursuselt on ta tõesti selle keskendumise oskuse nagu saanud, et ta suudab nagu palju paremini keskenduda ja fokusseerida ennast mingile kindlale tegevusele ja tähelepanu aeg-ajalt hajub, aga ta oskab ennast tagasi tuua, kui on nagu hetkel vaja. Et see on minu arust nagu kõige parem oskus ja see on tulnud ka koolist tagasisidet, et ta on paranenud, et ta suudab teha kontrolltöid, keskenduda asjadele ja see on nagu üks positiivneid asju. Aga paljudel on just õppeedukus ja keskendumisvõime tohutult paranenud, kus on näiteks kevadel
mingis aines olnud selline vaevu kolmeline seis, just tavaliselt on see just matemaatikat puudutanud. Õpetajad on küsinud, et mis te teinud olete. Et nagu teine laps oleks, et matemaatika on 5 ja see püsivus on nagu oluliselt paranenud, sest see on üks asi, mida me just selles esimeses koolitusosas, see start palju teeme, et kus lapsed suudavad tõesti detailset infot 40 minutit hoida nii-öelda tühjuses endal silme ees ja seda jälgida, et see ikkagi väga arendab seda võimet süveneda. Keskendumisvõime on ka palju nagu arenenud. Et enne mul kõik teised asjad nagu tõmbasid tähelepanu. Kõik tahtsin nagu midagi muud kogu aeg teha, et kõik teised asjad tõmbasid tähelepanu. Ja nüüd mul on nagu palju rohkem suudan fokusseerida ja keskenduda. Lapsed lähenevad väga loominguliselt, et kuidas nad võtavad kasutusele neid samu lihtsaid harjutusi, on hästi huvitav vaadata, on väga erinev võrreldes täiskasvanutega. Ja näiteks oleme teinud harjutust, kus ma võtan kodust täiesti suvalisi esemeid kaasa, et see võib olla siis vihmavari, see võib olla mingi sall, see võib olla juukseklamber, mänguasi, et seda ei oska ette aimata ja siis kuidas see info hakkab tulema. Mul endis väga näiteks see, kus ta tõi paberkotiga mingid nagu täiesti ajuvabasi asju. Siis me vaatasime, mis need on, silmad kinni. Pärast ma nägin ära, et millest seda kasutada, et see oli pehme, mis värvi. Näiteks ma mäletan, kui ükskord võtsin kaasa väikese liivakella ja siis see, mida lapsed hakkasid ütlema kõigelt, et see on läbipaistev, see on klaasist, see on selline pikliku kujuga, seal sees miski voolab, see on seotud ajaga. Et keegi ei kasutanud sõna liivakell, aga lihtsalt see, et kuidas see info nagu nendeni jõudis, et see on äärmiselt huvitav vaadata. Ja siis teine harjutus, mis teile meeldis, oli see, kui Jaana võttis kodunt kaasa oma mingisuguseid asju, oma koduasju. Ja siis lastel olid ka maskid peas, silmad kinni ja Jaanal oli selja taga see mingisugune asi, kas see oli siis Rubiku kuubik või teekann või ükskõik mis asi. Ja lapsed pidid siis nii-öelda nägema, mida Jaana käes hoiab. Ja see selline nii-öelda äraarvamismäng, tegelikult see ei olnud äraarvamis, nad ju nägid seda. Et see meeldis neile ka, et seda nad tahtsid ka kodus, et ema, teeme nüüd seda, pane midagi selja taha, me siis vaatame, kas me näeme. Jah, et nüüd juba on teadus ka sinnamaane jõudnud, et kvantfüüsika ja erinevad harud siis nagu proovivad seda tõestada, aga oleme ausad, ega meie inimesed oleme võimelised asju seletama ainult oma tasemel, et kunagi inimesed leidsid, et maakera on lapik ja päike on, eks ju, keskpunkt universumis on ja, et see oligi teadmine ja nii arvati ja nii usuti ja kes rääkis midagi muud, need leiti, et on ullikesed on ju. Et kokkuvõttes nagu, eks ju, igaüks võib uskuda, mis parasjagu talle kasulik on, mis ta kõige rohkem tema huve teenib. Et kui ma olen saanud omale sellised mugavad asjad, millega oma äriasju ajada või iseendaga tegeleda või suhteid või kodus lastega toimetada või lihtsalt põnevaid nippe teha ja kasutada, et siis mind teenib see kõige rohkem ja mul ausalt öeldes ma ei tunne, et mul oleks vaja sinna väga mingit füüsikalist põhjendust sellisel tasemel, mis tegelikult võib-olla ei pruugi neid asju täna veel osata seletada, nii et ma kasutan seda, mida oskan ja arendan neid omadusi. Lastel olid maskid ees ja Jaana on kas seisis ühe jala peal või käed üleval või käed risti selja taga või mida iganes. Ja siis lapsed nende kinniste silmade ja maskidega tegid need kujundid järgi. Vot see harjutus meeldis nii pojale kui tütrele kõige rohkem. Mingi täielik ime oli see. Tütar ütleski, et see kujund tekkis tal aeglaselt, ta nagu aeglaselt venis sinna kujundisse nii nagu Jaana seisis. Et see oli nagu aegluubis, et ta nagu kohe ei näinud seda, kuidas Jaana seisis, aga niimoodi tasapisi venis sinna harjutusse. Et ja pojale meeldis ka see harjutus, nagu füüsiline harjutus kõige rohkem. Et see oli nagu see, mida nad tahtsid kodus teha, et nüüd seisa ka niimoodi, paneme maskid ette ja me tahame proovida. See oli nagu hästi vahva. Mul tuleb ka see hästi välja. Ma näen nagu, need alguses lähevad sinna, siis ma nagu näen kohe ära. Mul on nagu energiat või nagu soojust, mis on nagu liigub. Ja mul on klapid ees silmad kinni, aga ma näen.
No, minu jaoks oli hästi vinge see, kui neil olid silmad kinni ja õpetaja võtab ees lihtsalt mingisuguse kuju või mingi poosi, kas see saab jaanalinnu poosis või lihtsalt jalatarkis käed puusas, siis lapsed silmad kinni suudavad teda jäljendada. Et see oli minu jaoks nagu totaalne usaldus, et nad usaldavad iseennast, et see, mis neil sisetunne ütleb, seda nad ka teevad ja see on nagu täiesti õige. Et see oli minu jaoks vau. 1 ja 2 ja ringi ja ruudu teeme. Kui see ühtepidi tuleb, siis nüüd teeme peegelpildis. Nii et 2 käega lahku. Ja kui see on nagu enam-vähem see toetuspunkt on lastel leitud, siis on juba see areng personaalne, kes mismoodi tahab ennast väljendada siin selles sotsiaalses keskkonnas ja sellele tema fookus keskendub. Ja siin on ka meie juhendajatel väga suur väljakutse märgata seda ja selle kaudu neid suunata. Et see ei ole nii, et me ainult ütleme, anname lubadusi. Me ei saagi lubadusi anda, sest kui me ei tunne neid lapsi ja siis me ei saagi mingit lubadust anda. See on nii personaalne iga lapse puhul ja sellepärast ei olegi meil need lastekursused väga suured, piisavalt, et me jõuame ikka kõiki lapsi märgata ja nendega siis koostööd teha. See ongi siis juhendaja ja lapse personaalne koostöö ja sealt need asjad liikuma lähevad. Proovige siis neid energiapalle ka, et üks teeb palli ja paneb sinna värvi. Äge, tubli. Nüüd tee sina, Lauren, jälle punane või sinine. Need on üsna erinevad värvid, et siis on nendel kergem vahet teha. Jah, ja võib-olla kõige rohkem ikkagi oleme kasutanud neid energiapalle või siis, et kui me siis ravime üksteist, et jalal on lihas valus või on välja väänanud või minul pea valutab või et siis me oleme ka teinud neid harjutusi üksteisele. Aga mis võib-olla kõige toredam on olnud kõrvalt vaadata, et kui loominguliselt lapsed võtavad neid asju kasutusele, et kui mina ka õppisin iikaset energiapalli tegema ja harjutasid ja siis oligi. See oli see harjutus. Aga laps tuli koolist, oli jätnud kindad kooli ja teadis, et talv oli, käed olid külmad, et nüüd saab ema käest siis pahandada, et miks sa tuled niimoodi käed külmad ja siis mõtles, et ei tahtnud saada pahandada, et siis võttis ja kui sellest energiast sai palli teha ja selle sai ju soojaks teha energia, et anda energiale korraldus, et ta soe oleks, ta pani need pallid endal käe otsa, et käed soojad püsiksid. Et see, kuidas lapsed selle loomulikult integreerivad oma ellu ja elu lihtsamaks teevad, et see on olnud selline kõrvalt tõsine õppimiskogemus. Siis oli harjutus, me tegime energiapalle kätte vahel. Me pidime alguses tegema kas värvidega, siis andma teistele ja siis nad pidid ütlema, mis need oli või said teha sooja või külma. Ja siis mul on räägitud, ma tegin vanasti niimoodi, et tegin sooja palli kätte vahel, kui mul külm oli ja siis soojendasin ennast sellega talvepäevadel. Meil on spetsiaalsed harjutused selle jaoks, kuidas seda vasakut paremat aju poolkera ja motoorikat panna sünkroonis tööle. Siit lähevad need siis edasi ja sügavamaks ja sisemise loomingulise sükse nagu ekraani avamine ja töötamine läbi sisemise maailma, seda on väga raske mõistusele üldse selgitada niimoodi, et kui keegi küsib, et mis seal juhtub. Me saame ainult tulemusi näidata ja meil siin selles saates ongi väga palju toodud tulemusi, kuhu me jõudnud oleme. Et me mitte ei ole kahju, et me nüüd ei taha nüüd jagada seda, mismoodi me õpetame. Tegelikult peakski seda rohkem ja rohkem avaldama ja väljapoole tooma. Öeldakse, lapsed on meie tulevik. Varsti nad on suured ja loovad ju meie jaoks ka maailma. Et see ei olegi nii lihtne öelda, mis täpselt seal toimub. See on meil selline programm kokku pandud ja väga palju on siis lähenemist just personaalset. Et ei ole ühtset programmi kõigile, vaid ongi selline personaalne lähenemine. Jääte seisma. Just väga hea, äge. Mis poisi puhul oli ka see, et ta kohustuslik kirjandus on ju. Ta ei viitsin lugeda seda kunagi ja siis ta nagu luges pinnapealselt. Luges ja siis tal tekkis süsteem, et ta nagu
sai mingisugune 3 sõna näiteks esimeselt leheküljelt, luges kuskilt või siis oli tal meeles see ja selle ülejäänud tekstid on nagu leiutas ise, aga see tekst oli see, mis seal raamatus oli. Et sihuke fenomen, kuna neil oli harjutused ka sellised seal koolitusel, et siis ma eeldan, et see oli nagu selle harjutuse tagajärjel nagu, et siis see oli nagu kergendas õppetööd väga-väga palju. Teise rea 3. ruut küsi ekraanilt. Ja küsi nüüd teist numbrit. Tubli. 4. Õige. Roosa 94, super. Mu tütar oli siis 8-aastane, kui ta sellele kursusele läks. Ja mul tegelikult ei olnud otseselt konkreetseid ootusi. Ma lihtsalt mõtlesin sellele, et mismoodi ma olen elus näinud seda, kui kiiresti loomingulisus inimestes kaob. Ja ma tahtsin, et minu lastel oleks see võimalikult kaua kestev protsess. Et lõppkokkuvõttes on ikkagi see, mis me lapsepõlvest kaasa võtame või milliste mõtetega me mängime. See tuleb meie juurde elus tagasi iga mingi natukese perioodi tagant. Ja seesama võib-olla mõte oli ka, et kui ta tulevikus satub kokku erinevate olukordadega elus, et ta näeb erinevaid võimalusi nende lahendamiseks. Et ta saab mängida nendega. Et ka sellistel eelnevatel koolitustel ma avastasin seda, et täiskasvanust peast on aeg-ajalt väga keeruline mõelda loominguliselt. Isegi kui sulle öeldakse, et ei ole piire, sa võid ette kujutleda mida tahes. Tihti on see päris raske ja küllap see on ka sellest tingitud, et reaalne elu on meid vorminud nii realistlikuks. Ja et seda mitte nagu ära võtta, et anda võimalust, et see loomingulisus on osa tema elust väga pikka aega. Et see võib-olla oli see põhjus. Kui poiss käis sel kursusel, siis viimane kursus oli see, kus nad siis said meile nagu demonstreerida, et mida nad on õppinud ja mida nad kõik oskavad. Et siis oli küll see, et ma tahan ka seda õppida ja osata. Et siis tekkis nagu endal huvi juba selle vastu, et kas täiskasvanud saavad ka midagi sellist õppida. Et siis mõtlesin, et väga põnev oleks ise osata neid asju ja neid tehnikaid. Et need on hästi põnev ja need on ka hästi põnev sõpradele rääkida. Sõbrad on imestavad ja nagu küsivad ja tahavad rohkem teada. Või et ka mul on hästi palju sõpru, kes on huvitatud ja siis tihti me istume ja mu ema tuleb, räägib või näitab midagi ja siis kõik küsivad, kas sa oskad ka teha, siis kui on siis kõik on hästi nagu väga huvitatud. Kuidas lapsed suudavad näha silmad kinni ja igas grupis on alati juhtub neid lugust ja kuigi neid gruppe on ju palju olnud ja ma peaks olema harjunud, aga iga kord, kui lapsed jälle sinna jõuavad, siis läbi selle siira rõõmu ja selle kaasaelamise, et need on iga kord sellised tõelised aha-elamused. Eestlastel on ütelus, et tee tööd, näe vaeva, et siis tuleb ka armastus ja et ikkagi läbi raske töö peab kõik tulema. Ja siin ma olen jõudnud täitsa teisele järeldusele, et ei pea. Elus peavad asjad tulema mängleva kergusega. Kui ikkagi midagi läbi või surud, siis ma ei näe, et see on optimaalne toimimisviis. Et ma olen proovinud kõiki asju üldiselt niimoodi korraldada, et nad tuleksid nagu mängleva kergusega elus.